kui eelmine klipp oli sellest, kuidas me hommikul kell 6 tööle läksime hommikuvahetusse ja kell 2 päeval lõpetasime neljapäeval, siis täna on endiselt neljapäev ja me lähme uuesti tööle öövahetusse kell 12. Meil on 2 vahetuse vahel oli 10 tundi. Me oleme mõlemad Germoga maganud mingi 2,5 tundi. Ja ilmselt oleme hommikul kella 8 tööl. Saab ilmselt väga raske olema, aga vähemalt on selle nädala viimane vahetus ja siis on nädalavahetus. Seda Lepatriinu ekraani. Jah, näitasid kella, et kell on öö. Täitsa öö on, jah. Ja me lähme jälle tööle. Back to work. Päevaks pead plekki. Jälle siin, jälle täpselt sama klipp, aga lihtsalt mingi... Ei, hommikul läksime tööle. 18 tundi hiljem. Täpselt samas kohas tööle minemas. Need oleme meie enne viimast vahetust see nädal. Jah, saad pärast klippi ka, siis saad Kaisa nägu näha äkki. Ja siis teine klipp on meie pärast viimast vahetust. Jah. Kui valmis sa siis oled? Nii valmis. Tahaksin seda entusiasmi hommikul kell 8 ka näha. Siis on see entusiasm väga koju minekuks. Kas sama? Ja need oleme meie pärast tööpäeva. Vend on sama rõõmus. Mina ei saa küll sama öelda. Või no, tähendab, tegelikult ei olegi nii hull. Nüüd juba veits harjunud sellega, et öövahetustel on hommikuti veits lihtsam olla. Nii et lähen magama. Lepo! Lähen magama? Lähme. Ikka. Tuli või? Ikka. Magama! Koju sööma! Bye! 26 tunni jooksul 16 tundi tööl olnud. Jah. Kus sa vaatasid mingi lakke? Lakke. Ma ei mõtlesin, kas ma ikka räägin õiget juttu. Anyway. Bye! Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah. Look, I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days, I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you'll see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as the expectations. Last night, I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. Tere hommikust. Toidukulleri võtis. Täna on emadepäev. Kellegi emale on toodud lilli. Kaart on tagurpidi ainult. Austraalia edition, kui mõtled, et tuled väikesele kergesse õhtu jalutuskäigule, aga lambist matkad kuhugi mäkke
läbi, ma ei tea, mis teed. Näete, isegi vaade on linnale. Ja mingi iso kivilambist. Siilutatud kivi või? Kindlasti sa jõuad. Normaalne noh. Mis tegid? Päästsin koera jooksu pealt ära. Pani plehku või? Väiksed poisid olid kodus ja koer pani plehku. Ega jumala eest ju vanematele ei saa öelda, et koer plehku pani. See oli nende kusjuures teine koer. Jah, esimene panigi. Panigi jooksu ja vist auto alla või midagi. Oh no. Aitasime koera tuppa. Sai kiiret. Poiss sai ise ka täitsa tegelikult hakkama, aga ta vist natuke kartis, et ta jookseb jälle ära. Ta ilmselt arvas, tal ei ole jõudu teda hoida kinni. Ta siples ikka natuke näeb küll. Aga nii nunnu pehme võtsa oli. Tulime Holdeniga sõitma. Pole sellega väga ammu sõitnud. Natuke peab tankima sellepärast, et panime auto tööle ja ees oli 45 kilomeetrit, eks paak oli suht tühi. Aga mõtlesime, et teeme sellega väikse tiiru. Pole see nüüd mingi 3 nädalat seisnud meil, sest et ostuhuvi ei ole just väga kõrge. Ilmselt mina isiklikult arvan, et probleem on selles, et meil on teise osariigi numbrimärk ja selle numbrimärgi ületoomine on suht kallis lõbu. See on mingi $600-700 ikka on see ümbertoomine. Ja ma arvan, et inimesed ei taha väga seda teha. Ja selle jaoks on vaja veel eraldi nagu ülevaatust. Ja nüüd me mõtlesime, et me sõidame sellega täna natukene, peseme, teeme uued pildid ja siis võib-olla proovime selle ülevaatuse ise ära teha, et siis on nagu ostjal veits kindlustunne, et see ülevaatus on olemas ja tema saab minna lihtsalt ja selle ümber kirjutada. Teine asi on nüüd see, et kas see sellest ülevaatusest läbi läheb, sest et suures pildis on kõik korras. Aga me ise teame, et tegelikult siin on mingid asjad, mis vajaksid nagu natuke tegemist. Aga kas need nagu saavad määravaks või mitte, seda me ei tea. Ehk siis esmaspäeval meil on öövahetus. Me läheme kell 10 tööle, ehk meil on päeval aega käia ja vaadata, kas me saame selle ülevaatuse tehtud või mitte, sest et tahaks sellest autost ikkagi lahti saada, sest see lihtsalt seisab. Tea, mis ta arvab asjast. Mis sa arvad asjast? Oi, millest? Mul käsi vist kogu aeg kaamera ees. Millest ma arvan? Holdenist. Aus pill, kurat, noh. Võtke ära. Aus hind on ka. Hind on küll odav. Igal juhul. 15 liitrit. Mis asja? Pool paaki või? Kui ma penikseks ei saa. Väike pelmeen. Ostsin mingisugust mingi pontsikud. Siin on siis riis, mingi see juust. Ma ei saa väga täpselt aru, aga see pidi magus olema. Noh. No natuke ta magus on. Aga ma tunnen ainult juustu siin. Nagu siin keskel on midagi. Ma maitsen ka. Võta. Lõhnab. See on nagu mingi lihapirukas. Augu kuuma. Soe on, jah? See nagu mingi magus maitse korra on.
aga ülejäänud Ülejäänud ajad ajast maitsetu. maitsetu. Yeah. Ja konsistents on ka väga imelik plönn, nii et do not recommend. Jah, õnneks maksis $2 ainult. Jah, võta, see on nii rasvane. Ju Aina. vaata mu sõrme. Näeb veits igav välja. Jaa, veits maitsetu ka. Tavaliselt pannakse taco vahele guacamolet ka. Ja kaste ka nagu ei anna midagi juurde. See on pointless. Anna palju jänki juurde. See on mingisugust maitsetu. Elu mõtetu on taco. Just know I find myself getting lost with you. Lately you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night I think I lost my patience. Last night I got high expectations. Last night I came to a realization and I hope you could take it. I hope you could take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. The years go by too fast. I can't keep Pealinnas. Kuna meil tekkis 4 vaba päeva, siis ikkagi mõtlesime, et ei lase enda aega raisku seal Griffitis istumisega lihtsalt, vaid tulime Päälinna ja leidsime päris mõnusa hubase olemise. Vaps ja kena. Vaatad siit ilusti päikset loojangut. Number, täitsa mõnus, mingi järve peale vaade, siit värgid-särgid. Siin on kohe all mingi suurem shopping center, no me väga seekord mingi shoppamise peale ei tulnud. Pigem tulime linna vaatama, mitte shoppama, sest meil sai piisavalt shoppatud juba kõik asjad ära. Aga jah, tulime natuke aega veetma, tulime avastama Pealinna, sest pole käinud ja vaatame, missugune see tuleb siis. 3 päeva oleme siin, saame siis näha, mis ette võtame. Nii on. Guten Morgen! Uus päev, uued seiklused või noh, tähendab esimesed seiklused. Aga lähme vaatame selle üles ehitatud linna ära. Kõigepealt lähme parlamenti vist ilmselt ja edasi vaatab jooksvalt Lego. Tell where my head was at when you found me. Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely. Siis ei tea, siis tegelikult Austraalia ja Inglismaa on ühe valitseja all ja seda aga ei, tähendab mitte ühe valitsuse all. Üks kuninganna. Ja, Queen Elizabeth oli varem, aga nagu valitsus, nagu parlament ja need on ikka kõik erinevad. Kõik riigiseadused, kõik on erinev, aga nad kuuluvad nagu... Just kui Kuuga alla. See linn
on puhtalt sellepärast üles ehitatud nullist, et Austraalial oleks pealinn. Sest ükski teine suur linn, kõik Melbsi prissid, Sydneyd, keegi ei tahtnud pealinn olla. Ei jõudnud lihtsalt kokku. Jah, midagi sellist. Ja siis ehitati täiesti tühjale maaplatsile ehitati see linni, et täiesti läbimõeldud peaks olema see. Praegu siiamaani sõites on see suht mõnus olnud. I missed a lot of love with a lot of drugs, then I found you. She liked petty crime, she had green eyes like Mountain Dew. And where she go, I'll never know, her friends bounce to. I guess it's their loss, cause they'll never know what we'll amount to. Mis muljed on? No, tore nagu ilus hoone on, väga uhke, väga maitsekalt tehtud, aga nagu ma arvasin, et see on palju suurem, nagu suht väike oli ja suht ruttu sai läbi käidud, nagu meil ei läinud tundi aegagi ja okei, see üks see istungisaal oli kinni ja mingid kohad olid veel nagu, et ei lastud läbi. Aga suht vähe sai kuidagi jalutada või nagu arvasin rohkem, et kuna see on nii suur siin ja kõik, aga ja no ma ei ole isiklikult see vend ka, et ma nagu loeks nüüd kõiki tabloosid. Igat tablood, jah, päris. Ega mul nagunii nüüd sittagi meelde ei jää, nii et nagu, eks ma natuke ikka loen, aga ma pigem nagu vaatan ja nagu kaua ma ikka vahin neid pilte, et nagu suht jah, kiiresti sai see ring tehtud. Ühte istungisaali nägime, aga seda suuremat vist ei näinud. No ma arvan, et need on mõlemad suured, sama suured. Nüüd jah. Igatahes jah. Nüüd järgmine on muuseum või mingisugune muuseum, ma ei tea, kumb veel. 3 valik. Jah. Nii et autosse ja edasi vaatama. Väga huvitav muuseum. See on küll muuseum, mida soovitan kindlasti. See on nagu ka omapärane, hästi siuke laheda vaibiga. Kõik need helid ja kõik see ja kuidas see ülespanek on, see on nagu hästi siuke omapärane, lahe. Väga interaktiivne. Yeah. See on sõna. Peaks olema. Kuidas ma peaks siit ilusa pildi oma lutsuga saama? Mul puid jääb rohkem peale. Tekki. Kuidas sa naerad? Nagu see vaade silmadega on nii ilus. Jaa. Nagu kõik need mäed. Vaata, kus seal sajab. Kõik see, jaa, aga vaata, kuidas seal on. Seal on päike ja päike. Me oleme mingi 840 meetrit. Suht kiiret sõitsime siia ülesse, nagu see tõus oli ikka korralik. Kaisa filmis ka seda enda arust muidugi, aga ta ei pannud rekordima see, siis ta ei filminud. Ja ega meie tänased päevaseiklused vist siin lõppevadki. Kuna esiteks on Austraalias talv
külm on, ehk siis sa ei saa väga kuskil väljas mingi, väga ei ole midagi teha, on ju. Pluss Canberra ise on pigem selline väga rahulik linn siis. Käisimegi muuseumites, kunstimuuseumis, parlamendihoones, söömas. Kõik olid tasuta. Ainult parkimise eest. Ainult parkimisele, aga need olid ka mingi $6 kõige rohkem, mis me maksime. Kokku läks mingi $15 parkimise peale tänase päeva jooksul. Ja me parkisime kesklinnas ka. Aga ütleme, siuke nagu suur Tallinn oleks. Ta on siuke hästi rahulik linn. Ta on nagu, ta võib-olla pindalalt on suurem, aga kui ma seda praegu vaatan, siis ma julgen öelda, et mingi 70% on tegelikult lihtsalt nagu metsad ja teed, nagu maju ja hooneid on tegelikult väga vähe. Siin on nagu seda metsa päris palju, mis on Austraalia kohta nagu väga vaatad, üllatav. sa vaatad seda linna. Nagu kõik need mäepealsed, kõik asjad on nagu metsa täis. Siin nagu... Puud ongi siin. Ja puude vahel on majad. Et selles mõttes on küll nagu veid siuke täitsa Eesti tunne on siin. Mõnna. Ja ma olen üllatunud, et nagu kõikides Austraalia suurlinnades on ikkagi nagu täiega palju pilvelõhkujaid, nagu kõrgeid hooneid, kus on sul ikkagi 100+ korrust. Ja siin ma julgen öelda, et kõige kõrgem maja on mingi... Need on seal kõik mingi 20-korruselised majad. Ja oma ikka 20. Ega sealt rohkem väga palju kõrgemat ühe, võib-olla 30 tuleb ära kuskil. 20-30 korrust maks, aga see ei ole kellegi pilvelõhku ja need on ikkagi suht madalad majad. Meil on ju Ülemiste City on kõik 20-korruselisi maju täis. Jah, no kui sa võtad, vaata Melbsis on seal kõik pilvelõhku ja otsas. No vaata, kui me käisime nende sõprade korteris, mingi 80 korrus. Never again. Kaisa läks paha seal, sest seal oli panoramvaade ka. Nagu mul läks füüsiliselt halb olla seal. Nagu esiteks mu kõrvad läksid nii lukku selle liftiga ja kõrgusega ja teiseks ma kardan nii räigelt kõrgust, eriti kui ma pean seda aknast välja vahtima. Mul praegu on ka nina nii kinni, et ma oleks vaja nuusata ka, nii et me peame minema koju. Läheme jah, tundub, et külm on ka. Siuke kergelt niiske ilm hakkab tulema, vihmane vist. Või no ümberringi siin sajab, näha on. Külm on ka, nii et on kuju. Koolime day offi. Ja siis naudime veel 3 vaba päeva, sest et esmaspäeval ei ole tööd. 2 vaba päeva. Pühapäev, esmaspäev. No homme ka. Homme ka laupäev, jah. Nii et... Lähen vaatame korra, mis peale. Lähe. Ja ongi meie viimane päev kohale jõudnud. Hakkame vaikselt tagasi liikuma. Oli tore. Seekord kulutasime raha entertainmenti peale, mitte shoppamise peale. Väga teistsugune kogemus. Aga tegelikult isegi ei kulutanud raha, seepärast kõik muuseumid olid tasuta. Ainult parkimise peale kulutasime raha. Ja parkimine ja kütus, jah. Oli kõik. Nii et nüüd tuleb üks mõnus tagasisõit jälle, mägine tagasisõit. 4 tundi. Sest esimesed 2 tundi on nagu siin normaalselt mägede vahel üles ja alla pidevalt nagu kogu aeg. See on siuke täitsa huvitav sõitmine. Loodame, et seekord läheb kiiremini kui siia tulles. Ma ei tea, siia tuleb küll kuidagi räigelt venis. Miski pärast see 4 tundi oli nagu mingi 6 tundi, nagu Melbsist oleks sõitnud. Aga jah, nii selline see trip oli seekord. Ja ega rohkem ei olegi. Subscribe, like, comment. Päriselt ka, no. Jaa. Kui subscribe'i, siis ei vaata. Aega.